Tallinnlastel oli sel aastal esmakordselt ka ise võimalus kaasa rääkida linnaruumi kujundamisel. Kaasav eelarve hääletus on tänaseks läbi ja põnevad ideed rahva poolt välja valitud. Vaatame nüüd linnaosade kaupa, millised on need projektid, mis varsti valmima hakkavad. Kõige suurem hääletanute protsent 7,7% oli sel esimesel korral Pirita linnaosas, kus 544 häälega võitis Pumptracki rajamine Pirita jõe äärde. Tegemist on spetsiaalse asfaltkattega, mille peal saab trikitada nii ratta, rula või miks mitte talvel ka uiskudega. On siis selline maastikurada koos sükeste tõusude, langustega, viraažide ja kurvidega, et kus põhimõtteliselt peaks siis saama sõita nii, et põhimõtteliselt nagu inertsiga võtad hoo sisse ja siis hakkad kasutama siis tehnikat ja füüsikat jõnksudest alla sõitmisega, et siis saad nii-öelda see hoog säilib kogu aeg ja vahepeal väntad natuke juurde. Nõmme linna osas oli hääletanute aktiivsus 7,1% ning kõige rohkem 765 häält sai Pääsküla ja Harku terviseradade katte rekonstrueerimine. Radade seisukord on tuttav ja ei ole mugav, kui riided pärast sportimist või koeraga jalutamist ikka määrdunud on. 6,8 hääletusprotsendiga jäi hääletusaktiivsuse poolest 3. kohale Kristiine linnaosa. Seal võitis napilt 1 hääle enamusega ehk 436 häälega esikoha Jaapani minimetsa rajamine Kristiinesse. Siia peaks tekkima siis niisugune tihe Eesti erinevatest puuliikidest kasvav mets, kus on nii puud kui põõsad ja sinna peaks selline mets peaks tooma niisuguse ökosüsteemi kokku, kus tuleksid tagasi putukad, linnud siia linnakeskkonda. Põhja-Tallinnas oli hääletusaktiivsus 5,4%. Võidukad 755 häält noppis endale Kass Augusti promenaad Kopli tänavale. Idee järgi peaks Kopli tänava Rimi juurde tulema kergliikluste koos erinevate elementide ja ajaveetmiskohtadega. Siis on veel plaanis näituste galerii, sellised suured raamid, kus on siis pildid, erinevad näitused vahele ja samasuguste raamide küljes veel kiigud. Ta peaks olema selline lõbus, mänguline ja samas mugav liikumise koht. Lasnamäel käis hääletamas 4,8% linnaosa elanikest. Mustakivi tunneli korrastamine oli see, mis 1411 häälega esikoha pälvis. Sama projekti esitasid 2 erinevat inimest. Tundub, et lasnamäelaste jaoks on oluline, et tunnel saaks kaasaegsema ilme. Võib puumaterjali siia sisse tuua või pigem nagu rohkem valgust või üks kontseptsioon oli värviteraapia. Kesklinnas käis aga hääletamas 4,7% elanikest ja populaarsemaks ideeks osutus taaskord 2 erineva inimese mõte paigaldada terviseradadele joogiveekraanid. Joogiveekraane siis tõesti ei ole ju vaja iga paari meetri tagant teha, et sellisel, ütleme, kui me mõtleme selle Reiditee või Pirita tee promenaadi peale, siis oleks täitsa küll, kui mõlemas otsas oleks üks koht, kus siis saaks vett võtta. Haabersti linna osas hääletas kaasav eelarve rahvahääletusel 4,5% inimestest. 445 häält sai jõulinnaku rajamine Õismäe raba terviseraja äärde. Tegemist on rajaga, mis on üsna uus, kuid muutunud kiiresti populaarseks linnaste seas. See vajadus selle järele on kindlasti suur, et jõulinnaku jõuseadmed käsi tekiksid ja sellest see idee tekkiski ja vaatasin, et jõin hommikul laupäeval ka hommikukohvi ja kirjutasin projekti kokku ja panin teele ja arvasin, et äkki läheb hästi. Kõige madalam aktiivsus oli esimesel kaasava eelarve hääletusel Mustamäel. Hääletamas käis 3,7% Mustamäe elanikest. 909 häälega võitis sel korral Tallinna 32. keskkooli pallimängude areen. Projekti elluviimisega kaasab see, et väljakud saavad uued kaasaegsed katted, kena disaini kindlasti ja see on võimalik mängida lisaks korvpallile võrkpalli ja tennist ning ka tulevad lauatennise lauad kasutajatele. Kokku osales kaasav eelarve rahvahääletusel 5,1% tallinlastest ehk 20 000 hääleõiguslikku linlast, kes on vanemad kui 14 aastat. Kõik võiduprojektid viiakse ellu ja teostatakse veel selle aasta sees.